Ja tuud taurikud vaatajad. Teeks täna siis väikse Daily saate, ehk mis siis on Daily? Daily on siis Iveco kaubik või kuidas seda võtta, sest näiteks Dailyt saab siukse kaubikuna, Dailyt saab siis sellise raamautona, kus on lihtsalt kabiini osa ja tagant on raam, võid sinna peale panna kasti, mis kallutab või ei kalluta või siis lihtsalt platvormina. Ja pluss veel Dailyt on võimalik saada 4x4, mis siis ütleme siis liigub järele vaikselt või astub kandadele unimoog autodele, ehk siis on kõrge 4x4 kolme difri lukuga ja nii edasi. Aga siin tagataustas meil on siis kaubik Daily ja siis Dailydest on siis nii, et teda saab kuni 3,5 tonnisena, mis on siis jääb B-kategooria juhilubade alla ja ta liigub kuni 7 tonnini välja. Ja ehk siis kõige võimsamal või kõige suuremal on siis kandevõime kuni 4,7 tonni. Suuruste koha pealt nii palju, et on saada 3 eri kõrguse varianti, siis on 3 eri telje vahe varianti ja 4 eri pikkuse varianti, et siis igaüks leiab oma ja sealt kuupmeetritest oli kuni 17 kuupmeetrit mahutavust. Kunagi olid ajad, kus ma isegi töötasin nii-öelda pool kaubikute peal. Too aeg oli küll natukene väiksem mõõt, näiteks Renault Traffic oli selle nimi ja kui nüüd seda võrrelda, siis muidugi see Daily on rohkem siuke suurema kauba jaoks ja rohkem siuke võib-olla robustnem kui see too auto, millega ma töötasin, oli siuke sõiduauto liikuma stiilis, et näiteks Rool, ma mäletan, oli rohkem süles ja kuidagi vähe sõiduautolikuma asend. Aga tuletas just mulle meelde selle siis kaubiku eripära, et see on just see mugavus, et sa istud kõrgel, sa näed üle liikluse ja sul on selles mõttes liikluses rahulikum sõita, et saad rahulikumalt pidurdada, ei pea nii järsku, kui ees on minni kõrgem auto, millest sa üle ei näe või tumendatud toonklaas, millest sa läbi ei näe. Aga jah, võib lühidalt öelda, et siuke tööauto, tuulemüra, natuke rattamüra, välismüra tuleb nagu sisse, et siukest välis sõiduautolikku pehmust otseselt siin ei ole. Detailid on siuksed, ütleme küll plastikud, aga samas siuke üldmulje on täitsa kena, et siin on meil ilusti kliimanupud, mis on ilusti suht ilusa kujundusega ja alla siin on siis tavaliste nuppude rida ja mis selle autol on küll väga lai ei ole, aga neid saab kindlasti juurde. Erinevaid pisemaid panipaiku on olemas, siin nad on siukse, ei ole küll kummipõhja all, et kipuvad võib-olla siin vibreerima ja põruma ja liikuma, aga noh, eks seda saab alati parandada. Väiksed sahtlid ja tuhatoosid suitsetajatele. Veel sõiduasendi juurde tagasi tulles siis rooli annab küll liigutada üles-alla. Võiks muidugi ka natuke rohkem keerata teistpidi, ehk ta võiks sülle tulla. Võib-olla mina kui veokijuht olen selle teema peal rohkem harjunud, et rool peab süles olema, aga sellel variandil, seda liiki autol on niiviisi. Mootorite koha pealt siis tegelikult see on üks salakaval buss. Sellel bussil ei olegi diiselmootorid peal. See, millega me nüüd praegu sõidame, on siis surugaasil töötav mootor. Tehnilise poole pealt küll väga palju infot seal väljas ei olnud, aga teada on, et ta on 2,3 liitrine mootor. Ta on bensul siis põhinev mootor, ehk ta läheb käima bensiinil, siis ta läheb üle gaasile, töötab gaasiga ja sealt veel nii palju huvitavat, et näiteks bensiinipaak on sellele ainult 14 liitrit. Tsiklimehed võib-olla teavad, et tuleb ette siuke tuttav number. Aga see ei ole nüüd see, millega siis üldiselt sõidetakse, vaid selleks ongi siis see kokku surutud gaas ja sellega siis saab läbi sõita seal niimoodi 600-700 kilomeetri vahel, mis on, ütleme, Eesti oludes näiteks täiesti piisav. Küll neid tanklaid nüüd väga palju võib-olla levinud ei ole, aga see 600-700 kilomeetrit katab, ma arvan, ilusti ära ja natuke planeerida jõuad ilusti kenasti kohale. Isegi kui saab gaas otsa, siis see pisike bensiinipaak, sellega siis saad sõita
bensiinijaamani välja. Küll ta jah, läheb, ütleme, kui gaas lõpeb otsa, läheb siuksesse avariirežiimi, et annab sulle igal juhul sellest teada, aga vähemalt saad jätkata matka nii kaugele, kui vähem võimalik veel. Mootorite poole pealt nii, et kui nüüd ei taha seda kokkusurutud gaasil töötavat mootorit, mis seal arendas minu teada 136 hobujõudu. Muidugi veel on võimalik saada Teelisiga hübriidmootoritena, isegi tean, et ainult elektrimootoriga variante on täitsa olemas. Aga tavaoludes siis saab kasutada diiselmootoreid, neid oli minu teada päris mitu varianti, erinevates variatsioonides on mootoribloki kohaselt kahte suurust, on 2,3 liitrine diiselmootor ja 3 liitrine diiselmootor. Neid nüüd varieerides erinevate turbotega, kas tavaliste muutuva geomeetriaga või topeltturboga, siis kõige nõrgem neist on siis 106 hobujõuline ja kõige võimsam ehk siis 3 liitrine topeltturboga arendab 205 hobujõudu, mida on bussi kohta väga hea ja pluss sellel siis on 470 newtonmeetrit, mis on täitsa kenakene vääne. Käigukastid on nüüd 6-käigulised, ilusti kenasti, siin ütleme väiksema hobujõulisele bussil on võimalik saada sellisest kergendatud 6-käigulist kasti, mis on siis kerge, et võtab vähem kaalu ja samas jälle see kõige võimsam mootor, tal on siis tehtud selline tugev 6-käiguline kast, et peab ilusti igas olus vastu ja pluss on veel saada 6-käigulist automaatkäigukasti. Sõidukoha pealt veel, et näiteks iste on siin kahte varianti, et see iste on lihtsalt liigutatav. Põhimõtteliselt ma leian ilusti omal sõiduasendi üles, kõik on seadistatav ja on veel selline luksuslikum variant, kus siis iste on veel vedrustatav, mis siis teeb nagu selle sõidu mugavaks. Siin nüüd täpselt selle vedrustuspoole pealt rääkides siin täpselt ei tea, mis vedrustus siin all on, aga kindlasti sellel ei ole õhkvedrustust all ehk Teilil on täielik võimalik saada taha õhkvedrustust ja ette õhkvedrustust. Tavaliselt seda pigem kasutada selliste busside puhul, mis siis teevad just sõidu väga mugavaks ja kui on finantsi rohkem, et siis miks mitte ka tavakauba puhul ja eriti siukse kauba puhul, mis ei kannata nii palju põrutamist. Aga kui õhkvedrustust ei soovi, siis on võimalik valida parapoolvedrustus ja siis oli poolellipsiline vedrustus. Ja näiteks, kui te näete Teilisi, millel taga on topeltrattad, see tähendab seda, et need on siis suurema kandevõimega teilid ja mis tõenäoliselt siis nõuavad juba C-kategooria juhilube. Siin sõidu mugavusest või juhiabidest veel nii palju on igasugused elektroonilised abivahendid siin ja lõpetades välja ESP-ga, mis siis pidurdab su rattaid hädaolukorras erinevalt, mis teeb asja ohutuks. Seal olid veel igasugused variandid, et ta tunneb ära, kui on haagis sul järgi, et siis arvestab haagisega. Lisana veel on võimalik tellida parkimisandureid taha otsa, ehk see on mugavam sükest suurt asja kergemini ja täpsemalt tagurdada ja veel on võimalik saada kaamerat taha. Tellida saab siis veel Teilit erineva varustusastmega. On tavaline Teili pluss ja Teili top, mis on siis kõige rikkalikuma varustusastmega. Mina, kes siis olen rohkem kokku puutunud veoautodega, kus neid siis selliseid vidinaid ja lisasi ja asju on rohkem, ehk sul on erinevad asjad rohkem vedrustatud, roolid käivad rohkem istmetel, rohkem variante valikust, mugavust, ventileeritavad istmed, mida iganes, siis algul mõtlesin, et kas see ongi kõik, aga kui nüüd tagasi mõtlema hakata, siis ega mikski peaks osalt väga rohkem olema. Muidugi on olemas selliseid luksbusse ja asju, mida saad nahka sisse tellida, mis on rohkem mõeldud erasõitudeks asjadeks või vähe pikemateks firmasõitudeks, et Tallinnast Tartusse ja tagasi. Siis Teili tegelikult jah, kui suured veoautod on mõeldud just need pikkade maade läbimiseks, siis seal ongi rohkem seda mugavust vaja. Teiliga tõenäoliselt ei sõida järjest siit ühest Euroopa otsast teise, et rohkem sellised kohalikud veod. Ja kui sellele mõeldes, siis kõik suht vajalik on olemas ja kui nüüd seda sõita sellega ja siis
midagi sihukest ette otseselt ei tule, mis sind häiriks ja võib-olla see ongi olulisem, et juht saab rahulikult keskenduda oma tööle ja ei pea mõtlema nendele häirivatele faktoritele. Aga nii palju siis tänaseks, see oli Daily ja järgmise korrani.